tere! Jälle olen koos teiega, et lugeda teile raamatust Minu koha päevaraamat, üks viimaseid peatükke. Hommik oli tore, sai jalutada mere ääres, kuid kui plaan oli ujuma minna lõpuks, siis oli politsei juba rannas, kes inimesed koju ajas. Viimaste päevade jooksul on ära viidud kohast juba 3 lennukitäit välismaalasi, 2 lennukit läks Inglismaale, 1 Venemaale. Üle 300 venelase oli olnud, mis väikese arvutuse järgi ütleb mulle, et umbes 300 venelast peaks veel olema siin kohas ja enamus nendest tõesti ei tahagi minna praegu hetkel Venemaale, sest kohas on ju soe ja hea, aga Venemaal on külm ja koroonaviirus möllab. Nii, loen siis teile täna sellest, et milline võiks olla restart ehk uus algus Indias ja meediumist nimega Liina, kellest siin olen kirjutanud. 21. märts, esmaspäev, tagasi kohas. Käisin korra teises osariigis Gujaradis pulmas ja oma India perel külas. Tasub unistada. Kasupoeg istus motikal ja kimas minuga Gujaradi kiirteel Varodrast Ahmedabadi oma pruuti vaatama ja mõtles, et ta peab end näpistama. See ei saa olla tõsi, et Katrin istub tema motikal ja me oleme koos Indias tema kodukohas. Meie esimesest kohtumisest, kui elasime koos Hispaanias Tenerifel, on möödunud 12 aastat ja meie viimasest, kui ta meil õe, vanaema ja vanaisaga kohast külas käis, on möödunud 7 aastat. Kuid kellegagi ei tundunud midagi muutunud olevat. Kõik olid just sellised, nagu olid nad ennem ja meie omavahelised tunded ei olnud muutunud. Hulk soojust, armastust oli seal enne ja on ka nüüd. Kõik olid rõõmsad ja mina ka. Olin juba mitu aastat hinges igatsust kandnud ja lootnud, et näen vähemalt oma eksämma ja eksäia enne, kui nende maine teekond siin lõpeb. 2 esimest päeva hoidis ema mind enamus aja oma süleluses ja rääkis sellest, kui väga ta minu järel igatses. Täitsin ruumid ja hinged rõõmu ja rahuga ja siis lahkusin. Muutsin pulmad sisukamaks ja värvilisemaks ja unenägu sai selleks korraks läbi. Paljud India olen tagasi kohas ja kõik tundubki just nii, nagu see oleks olnud unes, mitte ilmsi. Vähemalt oli ilus ja emotsioonide rohke unenägu. Ka seljavalu on unenägu. Organism tuleb korralikult ära puhastada ja elustiil tervislikumaks muuta. Vähem ja ainult tervislikke toite süüa ja võimelda. Ma ei soovi kannatada tervisehädade all ja veel vähem käia arstide juures. India on suurepärane võimalus teha restart, uuesti end ümber laadida. Nii nagu elektroonika puhul, nii ka inimese puhul aitab tihti ümber laadimine, et ta taas korralikult tööle hakkaks. Meil on vaja aega ja võimalust olla väljaspool keskkonda, mis on meie murede tekitaja, puhastada oma keha ja meeled. Kohast pakun inimestele võimalust kohalike Ayurveda arstide käe all teha puhastust. Selgitan, aitan, tõlgin ja nii edasi. Lisaks pakun juurde joogatunde, psühholoogilist nõustamist ja tervendusseansse. Vajalik on vaid teha otsus ja siis konsultatsioonile tulla, kus saame koos eesmärgipärase programmi koostada. Positiivsed muutused eeldavad soovi muutuda, tahtejõudu ja järjepidevust järgida plaani ja häid oma ala professionaale, kes muutusi toetavad. Leidsin Karnatakas 5 tunni autosõidu kaugusel koha lennujaamast imeilusa spa, kus saaks pakkuda elustiili muutuse ja raskete elusündmustest ülesaamiseks uue alguse programme All in One ehk kõik ühes. Seal on võimalik koha peal elada ning läbida programm organismi puhastamiseks ja uue elustiili juurutamiseks koos psühholoogilise toe ja abiga. Lahutused, surmad ja muud hingelised traumad lõhuvad inimest väga, keda rohkem, keda vähem.
ja on suurepärane, kui on võimalus soojas kliimas kodumuredest eemal pühenduda ainult endale ja leida taas kaduma läinud tasakaal. Ka ülekaal ja haigused ei lase meil õnnelikult elada. Pakun rõõmuga konsultatsiooni ja koolituspakette neile inimestele, kes on tõsiselt huvitatud elustiili muutumisest. Eks ole mul ka üle 25 aasta kogemusi ja hulk teadmisi toitumisest, psühholoogiast ning üle 7 aasta õpitud ja kogetud India rahvaravi meetodeid ja joogat. Selle kõik see on sisemise sooviga kaasa aidata inimeste arengule. Kui keegi üksi või sõpradega koos organismi puhastust ja restarti ehk ümberlaadimist kohas soovib teha, siis võtku aga julgelt ühendust. Saan info ja organiseerimisega abiks olla. Lisaks tavapärasele keha puhastamisele ja psühholoogilise nõustamisele, mis aitab muuta hoiakuid ja mõista ebavajalikke ja kahjulikke uskumusi ja mustreid, pakume tuge ka ravitsejatelt ja astroloogidelt. Tean paljusid ravitsejaid ja konsultatsiooni järgselt oskan juba soovitada, kas ja kellega võiks suhelda. Näiteks saab kokku leppida aja valge auraga indialase raviseanssidele, Huasvami ja kohalike astroloogide juurde. Paljude India inimeste sõrmes võib näha pool- ja vääriskivides sõrmuseid, mida nad astroloogide soovitusel kannavad, et oma karmat parandada ja igapäevaselt elu juhtivate tähtedega paremini läbi saada. Ka juveliirid on mul olemas, kes saavad teha just sellest õigest materjalist õigete kividega ehted, sest selliseid asju poest lihtsalt osta ei saa. Kividega on inimesi väga kerge petta, kahjuks seda tehakse nii aktiivselt. Kui on kindlad koostööpartnerid, kelle tegemised igal moel üle kontrollitud aastatepikkuse koostöö käigus, siis on olemas kindlus, et asjad on ka õiged. Eesti meedium selgeltnägija ja mentor Indias. Üks paljudest koha fanaatikutest, kes toimetab, on tervendaja vaimne teejuht ja sensitive Liina. Eestis aitab ta telekanali otse-eetris inimesi, on tuntud inglisõnumite vahendaja ja vaimsete tehnikate koolitaja. Tema erilisest andest on palju kasu. Liinalt sain teada, mida minu vanaisa mulle soovib öelda ja mitu inglit minu kõrval igapäevaselt toimetab ja mind toetab. Väga põnev. Energiaravi ehk auratransformatsioon on mul tehtud, kuid ka see on midagi, mida Liina teeb nii Eestis kui Indias kui vaja, siis ka mujal. Palju asju saab tänapäeval korda ajada üle neti, näiteks Skype'is. Kohtun Liinaga ja küsin, millega ta siis ikkagi lõpuks tegeleb. Meie viimasest kokkusaamisest kohas on möödunud 7 aastat, maagiline number, eriti Indias, kus 7 on pea iga indialase õnnenumber. Selgeltnägijalt saan teada, et on vahepeal jõudnud 10 000 eurod investeerida enesearengusse ja temast on saanud vaimne teejuht. Liina vaimne tee algas siis, kui ta lastega üksikemana täiskoormusel Tartu Ülikoolis sotsiaaltööd õppides lõpueksamite eel läbi põles. Teda aitas taas jalule tookord auratransformatsioon, mille läbides taastus ta energia ja ta leidis oma tõelise kutsumuse ja väe. Ta on pannud kogu oma vara õpingutesse. Ülitundlik nagu ta on ta avastanud, et vaimne tee ning inimeste juba üle vikerkaare läinud ehk surnud hingede aitamine on just see, mida talle teha meeldib. Kuulan huviga seda, mida ta jagab, sest mulle meeldivad inimeste elud ja nende vahendamine just nii, nagu Liinale meeldivad surnud inimeste hinged ja nende vahendamine. Liina anne kuulda ja tajuda hingi, kes meie ümber on, ilmnes sügava leina tagajärjel. Kui me räägime, siis Liina ütleb vahele repliike, sõnumeid minu vanaisalt, kes ikka veel ei taha edasi liikuda ja soovib minu läheduses olla, ja kaugematelt esivanematelt, kellelt imekaunilt ja leebelt vanalt daamilt, kes pidi olema minu isa, ema. Need sõnumid on üsna tõese moega, kuid jään siiski umbusklikuks, sest mulle meeldib hüüdlause kahtle kõiges. Meedium Liina sai auratransformatsioonist ise nii suure ahaa-efekti,
et õppis seda tehnikat ja praktiseerib seda selle läbi inimeste aitamist juba aastaid. Ta lahustab näiteks armastuse, vaimsuse ja rahalist karmat ning aitab elus leida eesmärkide saavutamiseks vajalikku hingerahu, tasakaalu ja sisemist sära. Liina inspireerib inimesi vastutama oma elus toimuva eest. Ta on ka suur joogafanaatik ja usub, et teadlik liikumine on elus sama oluline kui tervislik toit. Liina räägib, mida ta on selle aja jooksul Eestis, Itaalias, Inglismaal, Hollandis, Taanis, Rootsis, Mehhikos ja mujal õppinud. Erinevatest ravimismeetoditest ja elust ja egost. Ta ei ole mitte ainult õppinud nähtamatu maailmaga suhtlemist, vaid on läbinud ka koolitaja tasemed ja õpetab huvilisi. Aeg kaob temaga kiiresti. Ja meil on huvitav, sest ma saan aru, millest me räägime. Olen eluaegne uudishimuli kõppur, kes mõnuga balansseerib materiaalse ja vaimse maailma vahel, õppinud kõikvõimalikke alternatiivseid ärijuhtimise ja majandusteaduse kõrval. Küsin, et milliste muredega siis inimesed tema poole eelkõige pöörduvad. Liina vastab, otse-eetris küsitakse tihti, kas siit ilmast lahkunud on leidnud rahu. Näiteks on ema palunud end ühel moel matta, kuid olude sunnil maeti teisiti ja nüüd ei saa lapsed rahu, sest talitasid ju ema soovi vastu ja nad tahavad teada, kas ema on pahane või kas hing lahkus maisest elust ise või aidati kaasa. Küsitakse ka seda, et milline partner valida, kas see või teine. Kes on aus, kes valetab, nende inimeste hinged, kes ei ole eluajal oma lähedaste eest hoolt kandnud, käivad tihti lähedastel kaasas ja soovivad vabandada. Head lahkunud lähedased aga soovivad nõu anda. Vahendan nende sõnumeid. Minu poole pöördutakse äriliste muredega, segaduses suhetes või on eelmistel eludel armastuse karma ja ei leita kuidagi õiget kaaslast. Inimene kohtab oma elus ainult ebasobivaid kaaslasi, nagu oleks nõiaringis, millest ta ise välja murda ei suuda. Tihti küsitakse ka enda ja oma kaaslase hinge vanust, et teada saada selle järgi sobivust. Uuritakse, millised on eelmiste elude esile tulevad sidemed sõprade, armastatu ja sugulastega. Küsitakse, miks tuntakse kellegi suhtes teatud tundeid. Ka vaimude ja teemonite väljaajamine on üks minu töödest. Näiteks lapsed, kelle sees elab teine hing, on jonnakad ja käituvad halvasti. Kui võõras hinge aga ära saata, on lapsed kui kukupaid. Teismelised aga võivad tänu kaasas olevatele hingedele valesid valikuid teha. Masendunud inimesi juhivad samuti tihti võõrad hinged, kes elavad nende kehades, sest inimene on ära andnud oma väe, on üksik ja õnnetu. Katrin, sinu laps on uuesti sündinud. Ta on tüdruk, kõik on temaga korras, sa ei pea muretsema. Ta palus seda sulle edasi öelda. Ta on umbes nii pikk praegu, näitab Liina käega lapse pikkust. Vakatan korraks ja hetke möödudes tunnen, nagu oleks suur raskus hingelt lahkunud. Jäime abikaasaga mõned aastad tagasi ilma lapsest, kes polnud veel sündinud ja tean seda enese sees tänaseni, et elan seda väga-väga üle. Me kõik ootasime lapse sündi väga. Mul oli hea mõelda, et see hingeke tuli siiski maale ja temaga on kõik hästi. Meedium Liina jätkab, olen paljusi saanud aidata nii auratransformatsiooni kui muude meetoditega. Tihti on vaimudel soov edasi minna, kuid nad ei oska seda ise teha. Aitan neid ja mind rõõmustab see, kui näen tulemust. Ma armastan surnuid sama palju kui elavaid. Ma ei arva, et tervendaja teenused peavad olema kallid, kuigi ise olen maksnud oma õpingute ja kogemuste eest väga kõrget hinda, nii materiaalselt kui emotsionaalselt. Ma soovin, et inimesed saaksid abi ja tean ja saan paljusi aidata ja see on minu töö. Liina õppis sotsiaaltööd suundumusega laste ja perede toetamine ja tema jaoks on väga olulised pereväärtused. Liinal on oma meetodid, mida ta ravitsemisel, karma puhastamisel, selgelt nägemisel, inglite ja hingedega suhtlemisel kasutab. Iga inimene on erinev ja eriline ja vajab erinevat lähenemist. Kui lugejal huvi tekkis, siis Liina kontaktid on sellised. Telefon on 55 64
2120. Tema koduleht on www.liinamedium.com www.liinamedium.com ja telefon on 55642120. India astroloogia on üllatavalt täpne. Lasin endale taas India horoskoobi teha. Kuulasin hoolega, mida ma tohin teha ja mida mitte. Alguses kuulis tegija mu sünniaega valesti ja kui ta mulle siis rääkima hakkas, milline mu elu peaks olema, vangutasin aina pead. Ei, mul ei ole ühtegi suurt pattu hinge peal, mida ma varjan. Ei. Mulle ei sobinud miski, mida astroloog kirjeldas. Siis küsisin, kas mu sünniaeg sai ikka õigesti kirja. 12.14. Tuli välja, et tema oli kuulnud 12.40. Just seetõttu, et keeleliselt võib häälduse ja keelekasutuse puudulikkuse tõttu probleeme tulla. Korratakse siin tihti ka summad üle. 1 ja 4 või 4 ja 0 ehk siis kas 14 või 40. Sain asjad paika ja kuulasin siis, mis elu toob. Kui palju see praktika paika peab, eks näib. Kuid väga paljud asjad, sealhulgas minu seotus välismaa ja välismaalastest partneritega, kinnitas, et nüüd räägime ikka minu kohta käivast horoskoobist. Tellisin Kullassepa Li käest endale India astroloogia järgi vajaliku teemantsõrmuse, mis peab olema punases kullas vähemalt 40 karaadine ja mille pean teatud rituaaliga sõrme panema reedesel päeval. Just selline kivi ja sellise ehte näol pidi see mulle abiks olema, et elu edulisem oleks. No vaatame. Õnneks ei pea ma endale 3 musta koera võtma, nagu mu sõbrannale soovitati. Ayurveda arst luges Heidi Kätt ja soovitas tal abielusõrmes kanda rubiiniga sõrmust. Astroloogi poolt soovitatud sõrmuse tegemisel on omad tingimused. Kui tavaliselt peab ehtel olev kivi alt lahti käima, et kivist läbi kumav valgus puudutaks nahka, siis osadel horoskoobisõrmustel on see keelatud. Ette on kirjutatud, et milline on kivi suurus, kui ka kvaliteet, millise metalli sees kivi peab olema ja kus käes ja kuidas seda kanda, mis päeval ja millise rituaaliga ja millisesse sõrme tuleb sõrmust panna. Minu arust äärmiselt põnev maailm. Ülestõusmispüha ja värvide festival. 24. märts, neljapäev. Üks päev on kuhugi vahelt ära kadunud ja aeg, eriti sel viimasel koos viibimise nädalal lendab meeletu kiirusega. Eile oli palju elektrikatkestusi ja seoses peaaegu olematu netiühendusega läks mul arvutiga töö peale tunni asemel 4 tundi. Tere tulemast Indiasse. Ehk welcome to India, naerame me tavaliselt selliste asjade peale. Avan silmad ja olen rõõmus, et sain magada. Linnud lärmavad, mis kole, püüdes naaberaiast tulevat muusikaga võidelda. Õhtul ei suutnud kuidagi uinuda ühe imeliku huilgava linnu erilise aktiivsuse tõttu. Küll on tal imelik hääl, vähemalt minust tekitab see pigem õuduse kui õnnetunnet. Eks ta peabki vist oma häälega teisi eemale peletama. Oli täiskuu, ilusalt valge, kuid ärev aeg. Kassipoeg räunus õues haledalt, naabri papagoid siutsusid veel kell 1 öösel ja naaberhotelli aias ei suutnud pidutsevad indialased kuidagi tuure maha võtta. Lärm on ju lõunamaa temperamenti arvestades väga tavapärane. Siiski küllap kuu mõjutab ka mind. No mulle kohe ei meeldi see kõik siis, kui ma tahaks rahu ja vaikust. Käin pesemas ja teen Norrast kaasa võetud kohvist endale tassi korraliku preskanu kohvi. Eile proovisin kohvi saada Ranna restoranis Sausa Lobo. Peremees ütles, et neil on ainult lahustuv kohv.
sest nad hommikusööki ei paku. Vähemalt oli mul seal väga hea kalašašlõkk fištika. Et seda oma maitse järele saada, pidin tükk aega vastama teenindaja lisaküsimustele, sest ta ei suutnud kuidagi uskuda, et ma tellin kala ilma millegita, ei massaalat ehk maitseainete segu, ei soola, ei pipart. Tulemus oli fantastiline. Unustasin korraks isegi selle, et tahaks taimetoitlaseks hakata. Soola raputasin ma ise natukene peale. Karnatakas tellisin 5 söögikorra jooksul mahla ilma suhkruta ja ikka toodi see mulle suhkru või meega, sest kohalikud lihtsalt ei saa aru, kuidas võiks juua toormahla taimelehtedest, viigimarjadest ja muust sellisest ilma suhkruta. Selle olen siin ammu selgeks saanud, et kui Indias öeldakse toidu kohta, et see ei ole vürtsikas, siis 90% juhtudest on tegemist lihtsalt natuke vähem vürtsika toiduga. Punase kange tšilli asemel on kasutatud näiteks mahedat rohelist. Täna ma randa ei lähe, sest täna on holi, peamine püha. Rahvast on rannas eriti palju ja hindud hullavad värvidega. Poed ja isegi turud on kinni. Pangad on suletud lausa 4-5 päeva. Seega võtsin eile vajaliku sularahakogus automaadist välja. Vaatan, mis selga panna. Eile meenutas Suman mulle, et pane täna ikka selga vanad riided ja valget ära küll kanna. Kuigi ma ei ole väga sõbralik värviloopijatega ja ei tekita neis huvi mind värviga kaunistades õnnelikuks teha, võib ikka ju juhtuda, et saan pihta. Värvide püha ajal peab iga hindu vähem või rohkem värviliseks saama. Istun rõdul kirjutades sheets ehk siis linad, karjudes sheets ehk siis linad, möödub kõhn tume mees, kes kannab pea peal kokku lapitud linade kuhja. Linu mul vaja ei ole, seega jäävad need ostmata. Täna on tõesti palju sebimist. Kohalikul koalestel, kes on katoliiklased, on käed-jalad ülestõusmispüha tegevustega hõivatud. Kui osade hindute pidustuste aega viiakse mõne hindujumala kuju ringkäigule ja lauluga ühest külast teise, siis kristlased viivad Lady Mari kuju foto pidulikult ühest kodust teise. Suman rääkis, et varasemal ajal oli see kohas väga tavaline, et kõik kohalased olid selle tegevusega hõivatud. Nüüd teevad seda vaid aktiivsed kirikuliikmed. Eile nägin mitut vähemalt 10 naisest koosnevat gruppi tänaval lauluraamatutega liikumas. Täna pidi Suman juba kella 4 aega kirikusse minema, et seal vähemalt 3 tundi olla, sest missad kestavad ülestõusmispühadel aegu väga kaua. Need on kristlaste olulisemad pühad kogu aasta jooksul. Kõvasti tututades sõidab motikal mööda suurt kasti kaasas kandev kohalik müügimees, kes pakub samoosasid. Tuletan meelde, samoosa oli India pirukas, sest siis on kartulitäidis, väga maitseb. Sulgen rõduuksed, kustutan tuled ja lülitan välja ventilaatori, et mitte omaniku elektriarvet asjatult tõsta ja astun uksest välja melusse. Plaanisin prillipoodi minna, kuid võib oletada, et ka prillipoed on täna suletud. Lähen Kalangute teed mööda ranna poole ja keeran enne paagaringi vasemale Braganza hotelli poole. Pidutsejad tervitavad rõõmsalt ja kutsuvad märjukest maitsma. Loobun. Astun nahktoodete õmblejate juurest läbi. Tema pood on lahti. Ta on islami usku ja hetkel nemad ei pidutse. Raj tervitab tavapäraselt uiedalt ja hakkan hinda kauplema. Anne oli hinda uurinud ja nüüd tellis minult meili teel, et laseksin õmblejal nahkseeliku ja jaki teha. Nahkseeliku hind peaks olema 2500 ruupiat ja jope hind 9000 ruupiat. Raj lubab, et teeb asjad 1-2 päevaga valmis. Töö on kiire ja korralik,
olen natuke mures kohvri ülekilode pärast, kuid vajadusel saan ju jakki õlgadele tõsta. Seekord tulin imelikult täis kohvriga ja unustasin sinna liigse koguse kleite. Tavaliselt tulen koasse pea tühja kohvriga, teen tänaval pilti värvilisest värvide festivalist ja nendest naudisklejatest ja liigun kiiresti edasi. Isegi lehmale on pandud värv näo peale. Astun sisse Kullasepa poodi, et uurida, kaugel on minu sõrmuse tellimus. Sõbranna sai üleeile oma imeilusa tähtrubiiniga sõrmuse kätte ja oli ülirahul. Loodan, et ka mina olen rahul. Enne viimistlust näitas Ali mulle poolikut tööd, et vajadusel vajalikke muudatusi teha. Küll on see poolik töö ikka kole ja hõbe näeb välja nagu kole alumiinium. Lõpptulemus on aga loomulikult särav ja kaunis. Ali veel värviline ei ole, kuigi tema usus holit ei tähistata, meeldib talle värviline olla ja inglise keeles otsetõlkes holi mängida. To play oli. Ali käest kuulen taas kohalikku nalja. Kui Chennais, Lõuna-Indias ilusat inimest näed, siis võid kindel olla, et see on turist. Põhja- ja Lõuna-indialaste vahel on kogu aeg üks hõõrumine. Põhja omad ei söö näiteks kookosõliga valmistatud toite ja narrivad lõuna omasid, et need kasutavad kookosõli nii pähe kui kõhtu ja nii edasi. Kookosõli headuses olen ka mina veendunud, kasutades seda nii toidu valmistamisel, päevitamisel kui ka nahavigastuste raviks. Juveelipoodides on streik juba ligi 3 nädalat. Juveliiride ühendus kutsus kõiki juveliire poed sulgema ja vaikselt streikima maksuseaduse vastu. Nimelt on plaan tõsta makse 16%, mis omakorda tõstab 16% väärisesemete hinda. Kannatavad nii ostjad kui müüjad. Ostjad ei suuda nii palju osta, müüjad ei saa nii palju müüa. Kuna Indias ostetakse kulda väga palju just pulmadega seoses, siis praegu on tõeline paanika. Pulmad ei saa ju ära jääda. Loomulikult on aktiveerunud must turg ja väärismetalli müüakse palju kallimalt kui ametlik hind. Ametlikud poed peaksid olema suletud kuni 45 päeva. Kuna toormaterjali ei ole, on juveliiridel raske oma tööd teha ja klientidelt tellimusi täita.